Algas siis Eesti mäng Inglismaaga 1/4 finaal rahvuste karikal. Esimesed kuulid on visatud, Inglismaa sai 50 senti taga kõrvalkuuli, meil jäi kahjuks esimene natuke lühikeseks. Peab ütlema, et päris keeruline on hommikul kell 8:30 pühapäeva hommiku mängima hakata. Isegi pingi peal siin istuda on keeruline, rääkimata mängimisest. Teine Igori asetus läks natukene pikaks. Kõrval mängivad samas faasis mängu Luksemburg ja Portugal ja selja taga käivad veel 2 mängu. A-sari esimene ots hakkab mängima poole tunni pärast. Esimene löök hommikul ja kohe naksti pihta. Vähemalt mõni mees on üles ärganud. Nöörid on maast ära korjatud, enam ei ole ajamäng. Mängi kus suunas tahad. Inglismaa sai teise kuuli põhimõtteliselt sama kohta, kus oli neil esimene. Kuulid on visatud 3-2. Eesti on 3 kuuli visanud, Inglismaa 2. Valmari asetus tuli meie parimaks kuuliks, aga kahjuks mitte esimeseks. Ja kindlasti Inglismaa raskuses diagonaalides asetamisega, meie omad mitte. Nüüd läks lappama. Jah, nagu ka Aimar ütles, kui selle esimese vooru saaks mängust ära jätta, ehk jätkub endiselt, kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Meie tiimil on tihtipeale samamoodi. Vastastiim on jah, kuidagi suviselt riides, aga kurk on haige ja tagumik jääb naks ja naks lava külge kinni. 7-8 kraadi ikka siin peaks olema. Nii, nüüd me saime hea kuuli sinna nadi ette. Vaatame, kuidas vastasvõistkond üles on ärganud.
suunda oli, aga maas ei püsinud. 3 kuuli veel. Ripsakas, aga ära ei läinud. 2 kuuli veel. Nüüd valati jälle vett ämbriga laest pähe. Peeter, äkki sa seletad, kuidas see meil kergemaks teeb? Nii, vastased said 5. kuuliga meie kuuli minema. Nüüd neil on 1 peal ja 1 kuul käes. Ja 2 punkti Inglismaale. Teine voor, mängu pikkus circa 7 meetrit. Vastaste esimene asetus läks 60 senti pikaks. Füüsikast kahjuks ei tea mina midagi. Meil läks pikaks 2 meetrit. You are welcome to translate. Nii, üle pika aja saime me esimeseks asetamisega kuuli. Äkki saame esimesest kangusest üle ja hakkame ka rohkem õnnestuma. Väga hea asetus Inglismaa.
nüüd kui pihta läheb, siis võiks isegi sellest voorust midagi loota. Kuulid on 2-2 hetkel visatud, meil on hea kuul. Aga lapilt üle kahjuks. Ei ole just super algus meie poolt. Nüüd võiks natuke õnne olla. Nadia võiks liikuda edasi, võiks tulla esimeseks. Aga vist läks kivi peale ja 2 meetrit pikaks. 2 on isegi vist veel optimistlik hinnang. Vastased on 2 kuuli visanud, meil on 2 kuuli alles. Buenos días y bienvenidos aquí a Santa Susana, la última jornada de este campeonato del mundo. Palju parem kuul valvarid kui kõik siiamaani olnud lisatud kuulid. Y nos disponemos en breve, en apenas 12 minutos, arrancarán los cuartos de final, concretamente en la pista central, en la pista de la Liga Sport TV, las selecciones de Países Bajos y España. Rõõmus hispaanlane pidas kõnet, teatades, et Hispaania hakkab TV väljakul mängima oma veerandfinaali. Las selecciones de Tailandia frente a Finlandia. Ja samas hakkab ka soomlaste ehk petangi ajaloo üks tähtsamaid mänge Tai vastu. Need mängud hakkavad 12 minuti pärast. Spain against Netherlands and the other terrains. Me saime 3 head kuuli, aga kahjuks ei ole meil seda esimest seal. Inglismaa otsustas lüüa kõik meie omad minema. Õigele kuulile läks pihta, oma hüppas kenasti Snadi juurde ja 2 on peal. À 11h, il y aura France-Maroc dans le quart de l'heure. À la Swansea, Francia. Läks ka meie teine kuul ära. Nüüd on olukord, kus nendel on 2 peal, meil on 3. kuul, nendel on 4. kuul. Huvitaval kombel ei mindagi lööma seda. See jäi lühikeseks, nüüd neil on 2 järgmist. Pihta löögiga on 4, kui jääb, siis on 5. À 11h, il y aura donc la demi-finale d'égalisation sur le carré, finale numéro 2. Voilà. Aga täitsa mööda. 2 punkti Inglismaale.
Estonia 0, England 4. On a aussi la continuation de Tokyo. Bonne chance là également avec Canada-Suisse, République tchèque, Bénin, Portugal, Luxembourg, Angleterre, Estonie, Allemagne, Théo. Bonne chance à ces équipes qui jouent le quart de finale de la compétition. Nii, kolmanda vooru algus algas jälle Inglismaa väga hea asetusega. Praktiliselt snadis kinni. Meie poolt möödalöök. Pealtvaatajatel on maski kohustus. Gregorio, si tú estás aquí, ya dame la máxima, Gregorio, porque queda organización. Ei kulge meil see mäng praegu. Pole abi ka kuskilt võtta. Saime hea kuuli, aga sellest kahjuks on lühike. Meie fännklubi on ka kohal, koosneb Eesti ja Läti isikutest. Veel üks auk. 3 kuuli oleme jälle visanud vastaste ühe asetuse peale. Kahjuks see mäng läheb just vastupidi, et vastased saavad lähedale ja me peame lööma, et kuidagi peaks selle teistpidi saama. Et nemad peaksid lööma hakkama. Sest nagu soomlased on tõestanud siin, et siin väljakutel võidab see, kes rohkem asetab, kes rohkem lähedale saab. Pihta pole siin keegi eriti saanud, välja arvatud TV väljakul ja esimesel väljakul, mis on tiba kuivemad ja natuke kergemad löömise koha pealt. Nüüd läksime lükkama, aga panime 2 meetrit mööda ja pikaks. Ma arvan, aga keda sa hakkad vahetama siin? Aga kelle vahele? Igor ei ole õnnestunud ühegi juurde. No igal juhul Holland peaks mängima küll tulema.
saime 2 kuuli veel sinna kuskile, aga ei miskit rõõmustavat. Nüüd kui see pihta läheb, siis on suhteliselt tühi see asi. Ja ära ta läks. Yeah. Kaks punkti on taas olemas ja 2 kuuli on veel käes. We will change. Kolm punkti. Bueno, buen comienzo. Los cuartos de final. Ya tenemos los 2 equipos y el señor árbitro que también se va a dirigir a la pista central y en breve nada comienza los cuartos de final en la pista central. España, Países Bajos. Ja 4. punkt ka. En la pista 19, Tailandia, Finlandia. Suerte a todos. Viis punkti. Algab 4. voor. $75 vaatajat on isegi meil, suur osa ilmselt Inglismaalt. Huvitaval kombel nad ise ei filmigi. Tavaliselt on väga innukad ülekannete tegijad. No nii, seekord läks natuke pikaks ja andis meile võimaluse natuke pressida neid. Ma usun ka, et nad sellepärast lihtsalt istuvad siin. Et minu kommentaarid on lihtsalt fantastilised, eriti inglastele kuulata. Uus mees tuli ja pani kohe lähedale. Seekord põrkas ära. Virki ja värki ja suunda oli, aga maas ei püsi siin need kuulid. Nüüd ei olnud suundaga.
esimest korda meil on ülekuulid nagu koos. Vaatame, mida korraldavad saareriigi mehed 3 viimase kuuliga. Ja sealt ta esimeseks tuli. Lisafänne on tulnud juurde. Läti koondis proovib ka midagi õppida mängima eestlaste pealt. Teavad, kust õppida. Nüüd võib juhtuda see, et prillid peas lähevad puruks ja silm on sinine. Aga ei lähe kaunilt pihta. Kuul läks ära, mitte küll väga kaugele, aga meil on endiselt jälle punkt peal. Ja teine kuul ka ilusti tuli lähedale. Meil on 4 kuuli käes, vastastel 1. Lendab. Pole paha. Nüüd meil on 2 punkti. 3 kuuli käes, vastastel 1 käes. Ja vastased said esimeseks. Kellel juhib, selgitame kohe välja. Nii nagu nägite, Inglismaal juhib. Meil on 2 järgmist. Ei tarvitse vist küsida, mida teha. See lendas nüüd meetri jagu üle. Nüüd oleks 1 naksakas kulla väärtusega, aga ei. Kõikidele pakub lõbu see, et siit telgi vahelt laes sajab, tuleb vett kaela. Ja tuleb päris korralikult. Üritame nüüd asetada välja ilmselt seda kuuli sealt või lükata enda oma sisse.
tegime imeviske ja saime mitu? 2 ja saime 2 punkti. Võiks öelda, et kükklöök õnnestus. Eesti 2, Inglismaa 9. Nüüd on vähe pikem mäng. Kui saaks lähedale, siis oleks huvitav vaadata, kuidas vastased tabavad sellises situatsioonis, kui peavad esimest kuuli lööma hakkama. Väga super kuul. Peaväljakul toimub Hispaania-Hollandi mäng, siin kõrval toimub Soome-Tai mäng. Aga 2 ülejäänud veerandfinaali on ilmselt hilisemale ajale lükatud, et Prantsusmaa saaks ka kindlasti peaväljakul mängida. On arvatavasti selle põhjuseks. Üllataval kombel muutusid reeglid taas. Ja ajagraafik. Õigupoolest see ei ole üllatav. Nüüd kui kolmandat võistlust siin vaadates, siis ütleme, et kui midagi ei muutu, siis on üllatav. Peale esimest auku läks vastastel ka suurem löömise tuhin üle. End otsustas visata 2 meetrit enne ringist eespoolt. Ei siiski. Väga hea kuul. Aga kahjuks siit vaatenurgast ei tea, kui lähedal see meie oma on või kui seal on isegi nagu mõõtmise koht, et ei tulnud ka teisest paugust pauku. Paistab, et ei tulnud see ka veel. Tuli super asetus ja esimene 5. kuuliga, meil 5 kuuli käes, vastastel 1.
100 pealtvaatajat. Ja me viskasime ka roo sinna, aga sani liikus natuke, et kas see tähendab, et see esimene kuul läks mängust välja või mitte, seda kahjuks ei oska praegu öelda teile. Ja vastastel võttis koosoleku. Nüüd lükkas meil 2 peale, aga jäi ise sinna ette, päris ei takista asetamist. Meil on 4 kuuli käes, et nüüd võiks isegi mängu tagasi saada ennast. Paneme paremalt poolt sisse ja Eesti kombe kohaselt, kui paremal kuuli ees ei ole, siis ei tohiks midagi segada. See läks metsa. Õigupoolest see ei läinud kuhugi. Isegi mitte metsa. Kaks peal, 3 kuuli veel käes. See tuli punktiks. 3 peal, 2 käes. Sada 2 vaatajat oli vahepeal. Me hakkame juba Aktuaalse kaameraga võistlema siin varsti. See läks. Ma isegi ei tea öelda, kuhu see läks. See läks diagonaali, võiks öelda. Punkti igati hea, saaks 4. ka, oleks veel parem, 3 on täitsa okei. Õnneks midagi hullu juhtuda ei saa, meil on kõik seal hunnikus nadi ees. Viimane kuul. Ei keera. 3 punkti. 3 jah. 3 punkti Eestile. Huvitav, kas need inglased on kõik poolearvulised, et nad sellest seisust ei jaga mitte midagi. Ja lugeda nad vist ka ei oska. Eesti 5, Inglismaa 9. Üks, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üheksa pool meetrit. Esiasetus on omandanud taas suure tähtsuse.
ei tulnud kahjuks. Vastastele jäi nüüd palju ruumi ja kuna 9,5 meetrit on mäng, siis võib see esimene kuul palju halba teha. Tiba pikaks, aga hea kuul. Ka teine kuul läks meil kilomeeter pikaks. Kolmas kuul tuleb, on mängus kuul, aga lühike ja jäi teiseks. Mängime oma kuuli lähedalt, äkki tuleb esimeseks, läheb vastaste kuuli peale. Kui läheb pikaks, võib lükata enda oma. Hädasti oleks vaja esimest saada. Aga läksime lükkama ja panime kilomeeter pikaks jälle. Nüüd on kurb lugu majas. Halvemal juhul paistab lõpp. Aga pikk mäng, üks lähedale võib olla paljusid. Ja lõppude lõpuks on vastastel 4 punkti veel vaja, mitte 1. Nii et püssi ei tasu veel põõsasse visata, ega naelikuid varna riputada. Läks kõigist mööda. Me oleme saanud nüüd 4 tagakuuli, 1 eeskuuli. Muud me rohkem ei ole siin midagi saanud. Keeruline. See pikk mäng alati ongi nii hea mängida. Saime veel 1 eeskuuli, aga ruumi on 60 senti. 60 senti mõlemal pool snadi, peaaegu meeter, ees ja taga ka meeter. Nagu väiksemas korteris viskaks suurest esikust viskaks suurde tuppa kuuli.
suure kõrge kaarega ja läks. Seitsmendaks see kuul. Suunda oli, kõrgust oli, aga midagi muud ei olnud. Vastaste keskmängija on praktiliselt õnnestunud kõikide kuulidega siiamaani, eriti asetamise poole peal. Kuidas nüüd? Ei tulnud vist. Ei tulnud veel. Inglismaa 1, Eesti 2, Inglismaa 3, Eesti 4. Hetkel 3 kuuli käes veel. Nii, nüüd võib olla 3 peal. Kolm on peal. See ise otsustas ilmselt ka mängu saatuse. Võib arvata, et 2-1 saab ta sinna sisse igal juhul, kui nüüd on 3 peal. Ohoh! Ei liikunud Kisnadi selle pärisevate kätega kohtuniku käe all. Seitse korda mõõda, 1 kord lõika. Kes lõikab seekord? Inglismaa lõikas. Kolm punkti on peal. Kahest 1 sisse ja on nägemist selle asjaga. See ei tulnud. Aga see läks pikaks. Viis Eesti, Inglismaa 12.
jah, kui nüüd ei hakka minema, siis on järgmine lend koju. Väga hea kuul, midagi ei ole öelda. Jälle siuke 30-40 senti kõrval. Peaväljak kohiseb. Kui siin kirjutatud seis paika peab, siis seal on päris ärevad momendid vist. Nii, meie esimene asetus selles voorus jäi lühikeseks. Kõrvalväljakul käis kohtunik märkust tegemas Luksemburgi mehele, et ringis jalad tõusevad. See on eriti aktiivne kohtunik. See käis meile eile riietuse koha pealt õiendamas ja meie teine kuul jäi ka lühikeseks. Kahjuks paistab kangesti sedamoodi, et mäng liigub oma vääramatu lõpu poole. Ei ole me suutnud Inglismaale kordagi korralikku survet avaldada. Paar kehvemat vooru neilt, mis me suutsime ära kasutada ja sellega on ka asi piirdunud. Siin väljakul on raske arvata, mis siin üldse lööki väärt on. See löömine tundub tunduvalt keerulisem olevat kui asetamine siin, aga paistab, et nagu näha, et see asetamine ka just väga lihtne ei ole. Oho, soomlased juhivad 5-2 või? Soomlased teevad petangi ajalugu, juhul kui nad juhtuksid võitma selle mängu. Aga 5-2 ei ole veel võit ega kaotus. Kahjuks ei läinud ära. Ei ole korduvalt olnud, ühe korra vist on saanud 5. kuni sinna 8 hulka.
ja see vist oli ka Euroopakat, kui ma õigesti mäletan, Roomas 2013. Paar korda on 16 hulka saanud, aga siis on Sein ette tulnud ja mitte Raul Sepper. Paistab, et Hispaania võtab punkte seal. Nii, nüüd aga meil siin on pinevad momendid kätte jõudnud. Me peame nüüd 2 peale saama, sest muidu hakkab asi lähenema katastroofile. Üks tuli. Hea seegi. Alati on võimalus, et vastased eksivad. Mingi nurga alt läheb snadi välja. Juhtub midagi head. Näiteks vastased löövad augu. 4 kuuli veel. Nüüd lõi ära. Meil 1 kuul, vastastel 3 peal, aga vastastel on 12 punkti, nii et me peame igal juhul punkti peale saama. England 12, Estonia 5. Aga jäi lühikeseks ja sellega on mäng läbi. Can give you regards. Hello, Estonia. But here is more See you in England. more watchers from England than from Estonia. I was fucking shit. Thank you, mate.